Tere tulemast järjekordsesse mõttemuskli treeningsaali ehk Mindset Fitness podcasti. Mina olen saatejuht Kertu Venear, endine korvpallur, 2 noore sportlase ema ja Mindset Fitness asutaja. Toon sinuni inspireerivaid ja praktilisi nippe, et sina saaksid mõista, kuidas oma mõttemusklit treenida ning kuidas see aitab sinul jõuda kiiremini kaugemale. Minu tänane abitreener on 3 lapse isa ja mees, kes on silmitsi seisnud väljakutsega. Ta on üle elanud nii ajukasvaja kui äkksurma ja mitmele ebaõnnestumisele järgnedes sai ta aru, et enam nii edasi ei saa ja ta peab uuesti alustama. Ta on samuti üks 3 Combat Ready instruktorist, kellega koos korraldame ühte väga erilist kogemust just isadele ja poegadele, millest kohe hakkamegi sulle lähemalt rääkima. Nii et tere tulemast Mindset Fitness podcasti, Rene Aluste! Tervist! Ja ma saangi kohe jätkata sealt, kus sa ise meid sisse juhatasid, et kui ma sain aru, et nii enam minna edasi ei saa, et mis see siis nagu tähendab. See tähendab seda, et siis oli mul juba ma lahutasin oma esimesest abielust ja ma olin depressioonis. Ma olin väga kehvas seisus, ma ütleks. Ma olin end üle töötanud, ma ei oskanud oma eluga nagu mitte midagi peale hakanud, sest ma ei saanud aru päris täpselt, nagu, mis valesti on. Ja ma keerasin sellega sisuliselt oma suhted, rikkusin ära oma esimese 2 lapsega. Mitte ei rikkunud ära, aga nii-öelda panin pausile, ma eemaldusin täielikult. Ja see ei ole tol hetkel ütleme, mul ei olnud neid tööriista. Nii, et mis ma siis tegin või mis ma siis sealt edasi tegin, oli see, et ma sisuliselt läksin tagasi nagu tahvli juurde, et proovisin alustadagi nagu nullist, et proovisin siis nagu ennast tagasi sidestada, et mis ma siis nagu valesti tegin ja hakkasin sisuliselt end koolitama ja sealt siis tuligi imelised aastad minu teele, kuna ütleme, vaidlused läksid esimese lapse nii-öelda siis need külastamised või kuidas on need kohtus olime, panime paika neid tingimusi, et millistel tingimustel ma siis võin edasi näha oma lapsi ja siis üks tingimus, mis mulle pandi, oli see imelised aastad koolitus, et lapsevanema koolitus oli tegelikult ja siis mind pandi jubedalt pikka järjekorda ja jõudsin siis koolitusel alles siis sellel aasta, 2024 aasta, 2021 aasta mulle see siis määrati. Wow. Ja siis, aga ma vahepeal kohtusin ka Combat Ready meeskonnaga. Ehk siis, kui mina tulin Ameerikast tagasi, ma oma sellelt juhtimisalaselt koolituselt sealt, siis mul avanes, hakkasin vaatama sotsiaalmeediat ja vaatan, Remo on Martiniga hakanud tegema midagi väga lahedat, midagi sellist, mida mina nagu kogu aeg niikuinii olen teinud ja Ameerikas just käisin ka tegemas. Ehk siis vaatasin, teevad selliseid lahingu, nagu sõjaväelist väljaõpet natukene nagu, või vähem midagi sarnast ja siis ma ei saanud aru ka, mis nad täpselt tegelevad. Siis ma võtsin nendega ühendust, ütlesin Kirtsi Remole, et kuidas ma edad saan, et ma näen, et see teed päris lahedat asja. Ja siis see lõppeski siis sellega, et seal 2023 aasta märtsis ma võeti mind Combat Ready meeskonna liikmeks ja hakkasin end koolitama kui instruktorina. Ja siis oli väga lahe, see oli nagu siuke enesearengu teekonna algus ja mul hakkasid just need enese koolitamised ja arengud hakkasid nagu täiega meeldima. Ja siis ma võtsin sellest imelised aastad koolitus, mis lõpuks siis jõudis nagu minuni. Lisaks veel lisan ka selle juurde, et vahepeal mul oli sündinud siis 3. laps ja ka selle suhte ma ei osanud säilitada seda suhet, vaid siis lahutasin ja lõpuks oli mul siis 3 last, kellega ma üldse koos ei elanud ja ma astusin nagu ämbrisse, lihtsalt järjest ämbrisse, ma ei saanud aru, mis nagu mul viga on. Ja lõpuks siis Combat Ready koolitusel sain aru, et minus on probleem kogu selle aja. Otsa selle asemel, et vaadata kogu aeg ümberringi ja näidata näpuga, jah? Ja, et mul tundus nagu see asja, et kõik on nagu minu vastu ja nagu siuke, ma tundsin end rünnatuna nagu teiste poolt, et nad ei näe nagu üldse minu vaatenurka ja siuke egoistlik siuke lähenemine oli siuke, et mina kõige esimesena ja
no ühesõnaga, ma sain alles hiljem aru, et ma ise siis minu enda ego kallistas mind surnuks siis ning sattusin jah sinna imelised aastad koolitusele ja ma istun seal ja siis ma olin juba Combat Redi nagu need teadmised sisse saanud, need 4 lahingureeglit ja võitjate mõtteviis ning iga koolitus, sisuliselt esimesest päevast peale mul täiega meeldis see, ma sain aru, kuidas see asi nagu töötab, see nad päriselt õpetasid niisuguse kaasaegse õpimeetodiga nagu grupitööd, nagu arutelud, ise sünteesisime nagu selle kursuse sisu, et juhendajad andsid selle teooria meile kätte, see oligi tegelikult kodune töö nagu teooria sisuliselt. Ja siis esimene asi oli kohe, me rääkisin kodusest tööst, nagu nii-öelda keegi hakanud nagu lugema sulle kodust tööd, vaid oli see, et noh, mis te siis kodus tegite, et peegeldage tagasiside igalt osalejalt, et kuidas kodune töö läks ja nii edasi. Et see pani tegutsema ja ma märkasin hästi palju sarnasusi Combat Redi nagu selle raamistikuga, et koostöö, esimene asi kohe, et koostöö vanemate vahel, koostöö õpetajate ja lasteaiaõnnete juhendajatega näiteks, koostöö oma lapsega, mis on nagu sellise külje pealt ma seda ei osanud nähagi, et mis nagu valesti on. Ja siis ma saingi aru, et see on nii väärtuslik raamisega ja mul täiega meeldis peale seda, ma olin kogu aeg tegin märkmeid, panin kõik asjad kirja, mis vähegi sai, võtsin osa 100%, meile väljastati sellised kaustikud, minu kaustikud. Iga kohta kõigest on üks kleeps, et iga nädal käisime kohal, see on päris kaua käisin, 4 kuud käisime koos. Ja need, kes kuulavad Spotify's, siis ma võin öelda, et Renel on päris mitu kleepsu selle kaustiku peal, nii et tundub, et ta tõepoolest siis oli väga aktiivne osavõtja ja pani seda kohe ka praktikasse. Ja ma tahaksin siit nüüd omalt poolt vahele öelda seda, et kõigepealt suur aitäh, et sa jagad seda enda lugu ausalt ja nii nagu see on, sest et tihti tegelikult ei taheta ju nendest asjadest rääkida, mis sul on kas siis valesti läinud või need vead, mida sa oled teinud, et väga lihtne oleks ju tegelikult hakata kohe rääkima sellest punktist, kus sa juba oled enda jaoks need tööriistad leidnud ja need tööle pannud ja kuidas need kõik on põhimõtteliselt sulle ja sinu suhetele su lastega ja muus mõttes ka edu toonud. Nii et ma väga tänan, et sa seda jagasid, et tegelikult sinu jaoks oli see nii-öelda see wake-up call nagu ikka nagu väga tõsine, et see ei olnud nagu niisama, et kuule, et noh, vist peaks hakkama midagi tegema, et suur aitäh sulle selle eest ja tõepoolest siis sellistest sinu võib-olla kõige rohkem edu toonud praktikatest hakkame me ka veel täna pisut lähemalt rääkima. Ma siiski tõmbaks veel natukene aega tagasi ja tooksin siin tegelikult ühe küsimuse juurde, mida ma olen küsinud ka siis tavaliselt Mindset Fitness podcasti abitreeneritelt, nagu ma ütlen. Ehk siis, kui sina saaksid valida ühe inimese kogu maailmast ja tema kõrval siis istuda lennukis, ükskõik kuhu sa siis lendad, siis kes see inimene oleks ja mida sa tahaksid temalt küsida? Mul tuli ainult üks inimene meelde, kui sa seda juba küsisid ja see on Elon Musk. Ja miks? Mul tundub, et tema motiiv või tegevust nagu see on palju sügavam kui see nagu esialgu välja paistab, et ta kindlasti ei taha lihtsalt raha teenida, ta teeb midagi täiesti jaburat, et ta ei kuule üldse, mida teised räägivad, ta paneb oma rada täiesti. Et väga huvitav, et ma küsiks, et ongi, mis on sinu miks võib-olla? Just, sest nagu me ise teame, et kui sa selle miksi leiad, siis see on tegelikult see, mis sind drive'ib nagu kõike muud ka tegema, nii et väga äge. Ma just hakkasin Elon Muski raamatut lugema, see on umbes nii paks, mulle just sõbranna kinkis sünnipäevaks, nii et võin sulle laenata. Ja siis tegelikult sa käisid küll nüüd põgusalt läbi ka selle, et mainisid, et ja siis sa liitusid Combat Rediga ja nüüd oled ka üks instruktor ja koolitaja, aga ma pean ausalt tunnistama, et kui mina esimest korda
teiega kokku puutusin, siis ega mina ka tegelikult täpselt ei teadnud. Siuke tore lugu, et mul õnnestus tegelikult siis Combat Ready tiimile minna ja enda koolitust teha, mis ma olin siis just magistritöö raames kokku pannud. Ja tõepoolest Sillega me siis selle koolituse koos korraldasime. Ja siis, kui ma hakkasin guugeldama, et ikka kuhu, kellega ma tulen rääkima ja siis ma sain aru, et issand jumal, kuhu ma nüüd tulen. Põhimõtteliselt Eesti 2022 parim koolitajad, ettevõtted ja selline juhtimiskogemus. Ja ma tunnistan tõesti, et mul oli küll selline kerge huuemai tunne, et kuhu ma nüüd olen tulnud, eks ju. Et tõepoolest Combat Ready on väga kihvt koolitusettevõte ja ma just sellepärast siia tahtsingi siin sisse juhatada, et sa võib-olla pisut räägiksid lähemalt, et millega siis täpsemalt tegelete, sest teil on nagu nii siuke eristatav stiil, just kuidas te nii-öelda silma torkate. Ma ennem küsin sult, mis su esmamulje oli siis peale seda nii-öelda see ootus, mis sul oli seatud selle materjali lugemisest, kuni lõpuks siis nagu kohtusid meiega, et mis see mulje oli? Ma ütleks seda, et ega ta väga palju selles mõttes nagu teistsugune ei olnud, sest ma sain aru, et iseenesest, kui teie põhifookus on ikkagi mõtteviisil ja see on ka tegelikult minu ja Mindset Fitnessi number 1 selline nii-öelda väärtus, siis ma tegelikult sain aru, et me oleme nagu nii-öelda ühel lehel. Aga mida ma veel juurde nägin, ongi tegelikult see teiepoolne hästi siirus ja südamlikkus, mida ma siis teiega nii-öelda inimesena kohtudes veel juurde märkasin. Ja see on täpselt võib-olla, mida isiklikult üritan näidata, et ma proovin olla mitte nagu tüüpiline siuke kinnine eestlane, vaid siis rakendada neid asju, mis me ise räägime, et haara initsiatiivi ka suhte ehitamisel, et ole avatud mõtlemisega ja kõik, mina võtsin ka sind kui täiesti tundmatu inimene, aga kõrvad suu nagu lahti ja tegin märkmeid ja tegin kõike kaasa, et alati, ehk siis meie põhiasi nii-öelda instruktorite omadus on olla tagasihoidlik, mis on, ja kui see tuli välja, nagu sa ütlesid võib-olla, siis on väga hea, see ongi, mida me üritame hoida, et me ei ole kampsükseid ülbeid mingi tüüpe, kes tulevad lihtsalt kohale kuskile. Just seda ma natuke kartsingi, et te ju tegelikult olete nagu nii palju saavutanud, te olete juba nii-öelda selles mõttes Eesti mastaabis nii kõrgel tasemel ja kas te nagu nii-öelda võtate mind nagu, et kes see siin tuleb meile midagi rääkima, aga tõepoolest väga kihvt oli teie seltskonnas olla ja te olite nagu sa ütlesid, väga tagasihoidlikud ja samas ka väga sellised, et okei, mis meil veel õppida on, nii et väga äge kogemus ja hiljem siis juba, kui ma ise tulin teie koolitusele Lahingumatk, siis mul oli väga äge just seda teiepoolset koolitust kogeda ja mis mina siis sealt nagu omalt poolt esile tooksin, oli väga äge, oligi see, et see teooria ja just see praktiline osa, kus te siis veel ka lisasite nagu sellist pinget ja nagu päris eluolukordi just siis nagu ettevõtluse ja organisatsiooni kontekstis oli minu jaoks see, et mis tegi selle koolituse väga vingeks ja tõesti väga ägedaks. No väga lahe. Ja Combat Ready on siis meeskond, mis spetsialiseerub juhtimiskoolitustele ja kus meie ideed pärinevad on eliitmilitaarüksusest Ameerikast. Seal on sellised tüübid nagu SEALideks kutsutatakse, US Navy SEALs ja Remo ja siis Martin asutasid siis Combat Ready ja pakume siis erinevaid koolitusprogramme ja kõik on siis suunatud juhtimisoskuse arendamisele ja reaalaja just kogemuse kaudu, et ongi teooria natukene ja enamus ikkagi praktika. Nii palju kui on mõistlik siis praktikat ja koolitusmetoodikad on tuletatud siis endise Ameerika merejalaväelaste ja New York Timesi enim müüdud autorid on Jocko Willink ja Leif Babin. Nad tegid siukse raamatu nagu Extreme Ownership, mis on sisuliselt meie piibel, üks piiblitest. Ning mis me Combat Ready'ga veel teeme virtuaalseid, teeme klassiruumi, praktilise välisharjutuste ja siis kõik veel kombinatsioonidena ja kõik on siis mõeldud siis selle isikliku vastutuse võtmise ja kultuurina, organisatsiooni kultuuri nagu üles ehitamise nagu põhimõttel, et
me tahame võimalikult kiiresti sealt organisatsioonist nagu väljuda, et lähme sisse, koolitame, paneme seemned idanema ja siis kiiresti sealt nii-öelda väljuda niimoodi, et sinna ettevõttesse jääb see pisik sisse, kellegisse keegi peab hakkama seda elama ja keegi peab olema see nii-öelda ambassador, kuidas see on siis? Eestvedaja siis põhimõtteliselt. Eestvedaja, jah, et siis on juba väga hästi, sest et nagu, et me eeskuju on nakkav. Ja, on tõepoolest, seda ma võin kinnitada, et tõepoolest see on väga, väga äge, mis te teete. Ja, ega Eestis me väga palju muud ei teegi, on veebiakadeemia ka, kus on tüli lihtne alustada, et aru, millest me räägime ja ongi, sealt läheb edasi järjest praktiliseks. Isegi veebiakadeemia on piisavalt praktiline, ma arvan, et sealt saab nagu kodust tööd, mida harjutada ja teha ja see on pikaajaline asi, nagu mis me tahame öelda, et meil ei ole mingit imeravimit, on ju, et juhtimiskultuuri parandamisega see on kõige kuluefektiivsem vahend ühiskonnas nagu parandada nagu üleüldist seisu, et see on see, et lihtsam on luua terveid, treenida, lihtsam on luua või treenida terveid meeskondi, kui siis parandada neid katkiseid kolleege ja inimesi, kes minema jooksevad ja et see kuluefektiivsus on suureneb rämedalt. Ja, et kui sa ei treeni inimesi võitma, siis nad tegelikult treenid inimesi kaotama. Just. Ja sellele küsimusele sain ma ka väga hea vastuse, kuigi ma pean tunnistama, eks ma enne teadsin seda ka natukene, et mis seal koolitusel teil läbi käis, et kuidas võita kui kaotad. Aga tõepoolest, nagu ma ütlesin, siis minu väärtused ja minu selline mõtlemine on väga palju just selle konkreetse teemaga teiega sarnane. Ehk siis tõepoolest, kui su mõtteviis on selline, et kõikidest ebaõnnestumistest on tegelikult ainult võimalik võita, sellepärast, et siis sa jälle kogu aeg õpid midagi, sellepärast, et lõppkokkuvõttes keegi ei õnnestu ju esimesel korral või see peab olema mingi, ma ei tea, mis erijuhuseks. Aga kõik, kes on kunagi päriselt edu saavutanud, ongi selleni jõudnud läbi selle, et nad proovivad, ebaõnnestuvad, õpivad, proovivad uuesti senikaua, kuni nad lõpuks siis jõuavad selle soovitud tulemuseni. Nii et tõepoolest combatready.ee on see nii-öelda koduleht, kus siis saab kõigega lähemalt tutvuda, aga just see, mis sa vahepeal ütlesid, see lause, et lihtsam on parandada või kuidas see oli? Terveid meeskondi. Ja, et see on tegelikult ka üks selline märksõna, mis meil on siis kirjas Isad-pojad bootcamp maandumislehel, mis siis ongi tegelikult meil nüüd üles ehitatud meie mõlema tiimi sellise koostöös, ehk siis teie kogemusi just rakendades nende erinevate praktiliste koolituste raames, mis on ka hästi palju just seotud juhtimisega, eks ju. Ja siis Mindset Fitnessi roll nii-öelda siin on see, et kuna meie oleme korraldanud erinevaid üritusi naistele siiamaani, Restart on meil selline nii-öelda naistele suunatud korduv üritus ja see on väga hästi meil käima läinud ja siis mina hakkasin mõtlema, et tahaks midagi ägedat meestele ka, et mis see võiks olla ja siis me kuidagi oma abikaasaga, kes on ka tegelikult Joko maailmaga tuttav, jõudsime ühe USA sellise ürituse peale, kus siis juba korraldatakse isadele ja poegadele suunatud just siis sellist konkreetset bootcampi või sellist nagu üritust, et mis ongi siis suhete loomiseks, parandamiseks ja just nagu selline üksteise proovile panekuks ja siis mul oli juba teiega see esmane kontakt olemas ja mõtlesin, et sellepärast ma pidingi ka teieni jõudma, et parim partner üldse, kes nagu sellise ägeda idee saab aidata ellu viia. Ja nüüd me oleme ja tõepoolest Isad-pojad bootcamp on juba järgmisel kuul reaalsuseks saamas. Nii et räägikski nüüd järgmisena pisut lähemalt üldse sellest lapsevanema rollist, sest nagu sa tutvustasid, siis sa oled ju lausa koolituse läbinud, väga praktiliselt tööriistad sealt kaasa saanud. Ja siis juba tutvustamegi pisut või teeme sellise tiiseri, et mis seal Isad-pojad bootcampis siis toimuma hakkab. Ja, siis Isad-pojad bootcamp mõte on
siis suhete ehitamine, kuna imelised aastad koolitusel selgus, siis minu üks kõige suuremaid avastus oli see, et kui sa lased lapsel juhtida, siis peegeldub täpselt samamoodi vastupidist, laps hakkab sind kuulama. Ja minu jaoks, ma isegi ei olnud kunagi selle peale väga palju mõelnud, et umbes, et peaks lapsel laskma siis juhtida või midagi üldse nagu. Ja nii lihtne asi andis nagu nii palju väärtust juurde. Lisaks, ehk siis, mis me isad-pojad bootcampil pakume siis kogemust ja õppetunde mõlemale, isale ja pojale ja kusjuures need on selles mõttes erinevad. Me lahutame, et see, mida me isadele räägime, seda me ei räägi nagu lastele ja me tegelikult lastele üldse ei räägigi midagi. Me tahame, et isad hakkaks praktiseerima kogu selle bootcampi ajal siis erinevaid tööriistu. Ehk siis justkui isadel on salaülesanne kogu selle aja jooksul seal, kui nad on, ja lapsed ei tea sellest salaülesandest midagi. Me vahepeal räägime küll siin aga oma põhimõtetest, et meeskonnatöö ja suhted ja see, et kuna ongi seal vanused on ju täiesti erinevad, siis tegelikult ole vahet, kui vana see laps on, et kui sina kuuled kellegi sõna, siis ta suure tõenäoliselt kuulab ka sinu mõtteid ja ideid ja see võtab küll aega, aga töötab väga hästi. Ja seetõttu ongi, mida varem nagu võiks pihta hakata, seda varem. Seetõttu minu esimene mõte oli, et võiks nagu 3-aastased minu poolest võiks ka sinna laagrisse tulla, aga seda on võib-olla keeruline korraldada. Seetõttu jah, see vanuse piir on 13 on natukene siuke tunnetuslik praegu, et tulge ka vanemad ja nooremad selles mõttes. Ja me tahame tugevdada siis emotsionaalset sidet isa ja poja vahel. Et kui see on, võib-olla see on juba nagu hea, siis te saate tullagi katsetama või vaatama, kas on hea või kompate nii-öelda piire, kui te arvate, et on hea suhe. Kui te ei oska, pole õrna aimugi, kust nagu alustada või mis asi see suhte nagu loomine on, siis see on täpselt õige koht, kuhu tulla. See imelised aastad koolitus on küll tasuta ja riigi poolt, aga sellel on väga pikk järjekord, nagu ma rääkisin, seal on aastaid. Ja aga laps ju kasvab sellel ajal. Ja mida varem saad teda hakata mõjutama nagu enda poolt isana, seda tervem laps sul tuleb. Seal on tegelikult need plusse nagu päris palju, sest et vähenevad käitumisprobleemid lapsel, kui tal juba on tekkinud mingid asjad, ehk siis nagu ta teeb midagi, näiteks ei lähe öösiti magama, ma ei tea, ei lärmab, märatseb laua taga, lööb teisi ja neil kõigil on, need on kõik nagu sümptomid mingil asjale, mis on varasemalt tegemata jäänud. Ja nüüd ongi, me tegeleme juurpõhjustega ja proovime siis välja juurida neid, sest et vanemaid ei ole, vähemalt Eestis ma ei tea, et hullult nagu koolitatakse, kuidas olla lihtsalt lapsevanem. Ja väheneb või suureneb sotsiaalne ja emotsionaalne heaolu nii lapsel kui ka lapsevanemal. Oluliselt siis depressioon väheneb, kuna sul on tööriistad ja sa tead, mida sa teed ja see töötab. Su lapsed ei tekita sulle nii palju peavalu. Sul on endal vaimsete probleeme on seetõttu vähem. Üleüldiselt kõikide elu kvaliteet paraneb perekonnas. Ja see on lihtsalt parim ravim. Ja see investeering on üliväike, mis pead tegema praegu. Oluline on tegutseda võimalikult vara. Nüüd saad teada, mõtled, et kas see võiks kasulik olla? No igal juhul on see kasulik. Ja miks just isad on see, et isa on kõige olulisem mees eeskuju lapse elus. Et jah, ema on ka eeskuju, loomulikult. Sinna programmi sisenevad ideaalis siiski mõlemad vanemad korraga ja laps on justkui siis see, kelle peal need salaülesandeid hakatakse kogu aeg katsetama. Ja ega laps ise ei pea teadma, et ta kuskil mingi koolitusprogrammi osa on, nagu ta isegi ei tea seda. Aga ta hakkab nägema, et kodus tunnetuslikult asjad nagu oluliselt paranevad. See kiitus on nii tugev tööriist. Sellepärast mul need kleepsud siin peal ongi, et iga kord, kui me kohal käisime, siis me saime ühe kleepsu selle eest ja lihtsalt nii väike asi, see ei maksa mitte midagi. Tunnet, sa saad selle võidu elamuse või nagu ajukeemia reageerib ja sa tahad teha neid asju. Sa tahad, ühesõnaga, sa näed oluliselt paranevad suhted ja miks mitte nagu ennast koolitada ja treenida seal teemal, et minu see mõte haakus siis sinu ideega teha see
nii-öelda bootcamp, mina mõtlesin selle peale, et kuidas mina saaksin, kuidas ma saaksin aidata nagu üleüldiselt. Mul oli see peas juba see idee ka tükk aeg olnud juba selle aasta algusest ja ma olin ta natukene nagu ära kõrvale projektina, et mul lihtsalt idee ja siis Priit helistas mulle, kuna sina olid juba võtnud ilmselt Priiduga ühendust ja räägib mulle siuksest asjast, ma mõtlen, issand, nagu sülle kukk, jumala hea asi. Ma olin just tööl Ameerikasse, sinna Chaco juurde saama täiend koolitust. Nii et super, kõik asjad langesid kogemata ise kokku kuidagi ja teeme ära. Väga äge ja kusjuures sellest tunnustamisest rääkides ma tahaksin siit omalt poolt ka korraks sellel peatuda, sest et see ongi tegelikult üks parimaid viise, kuidas me üldse siis ka täiskasvanuna saame mingeid uusi harjumusi endale paremini kinnistada ja üleüldse nii-öelda teha rohkem neid tegevusi, mis on sulle kasulikud, sellepärast et lapsena või üldse imikuna tegelikult inimestel ongi nii-öelda kaks peamist vajadust. Üks on valu, teine on nii-öelda see nauding, ja me tahame alati liikuda selle hea tunde poole, eks ju. Ehk siis kui laps esimest korda midagi ütleb, mingi sõna ütleb ja vanemad selle peale käsi plaksutavad ja ta kiidavad, siis tal tekib koheselt hea tunne ja ta mõtleb, mida ma praegu tegin, ma ainult proovisin. Isegi kui tal see päriselt ei õnnestunud, sest et ilmselgelt lapsed ei hakka ju kohe kõndima, eks ju, astuvad väikse sammu, potsti kukuvad pikali, eks. Aga mida see jälle teebki meie närvisüsteemile ja mida me täiskasvanuna tihti vastupidi teeme, on see, et näiteks oled mingisuguse eesmärgi saavutanud, eks ju, ja eriti selliste ambitsioonikate juhtidena tahame me kohe siis mõelda nii, tegelikult ma oleks saanud seda kiiremini teha, vaata, tema tegi seda hoopis paremini, mis ma nüüd järgmisena hakkan tegema, eks ju. Ehk siis tegelikult sa ei tekita endal seda tunnustuse, head tunnet, et kuule, sa tegid ära. Ja sellepärast teinekord tihti ongi raske midagi hakata uuesti tegema, isegi kui sul see on õnnestunud, sest su närvisüsteemile ei jäänud sellest siuke hea tunne, et kuule, tegid ära, et hea töö on ju, et tee veel. Nii et tunnustamine on alati väga tähtis element ka täiskasvanute puhul ja need, kes mind siin praegu siis YouTube'i vahendusel vaatavad, siis ma õpetasin teile ka ühe hea nipi, kuidas ennast tunnustada, mis koheselt väljendab sulle hea sellise, annab siukse dopamiinilaksu, ehk siis tee minuga koos, tõsta käsi üles, kummanda pisut ettepoole ja katsuta endale ja ütle hea töö. Just. Nii et selline väike mindset fitnessi nipp siia vahele. Nii, aga nüüd me olemegi tegelikult põgusalt rääkinud siis sellest, kes on Combat Ready, kes oled sina ja ka seda, et kuidas siis on sündinud see bootcampi idee. Ja sa nagu põgusalt ka siin juba natukene rääkisid, et mis seal toimuma hakkab, et salaülesanne, aga räägime pisut sellest veel nagu, et tekiks selline mingi ettekujutus, et ütleme, kui see 31. augustil siis see start on, et mida sa saaksid rääkida niimoodi, et mitte siis väga palju rääkida, aga tegelikult, et tekiks siuke hea ülevaade. Me alustame siis eelkäsuga. Eelkäsk on lihtsalt kirjeldab tegevusi, mis hakkavad tulema. See tuleb nagu sõjaväe raamistikust. Ja seal annamegi siis kõik ettevalmistavad korraldused isadele, et millist varustust kaasa võtta, kus üldse tulla ja siis ka kodune ülesanne tutvuda nende materjalidega, mida nad siis hakkavad seal rakendama koha peal kohe. Ehk siis teooria teevad kodus ära. Ja selle saavad siis enne, kui nad 31. sinna nii-öelda, mis meil ongi see kell 9 hommikul start on. Just. Ehk siis nad tulevad tegelikult juba väikse ettevalmistusega. Nad teavad, mis me neilt ootame. Ma teen ise valmis ka taskukaardid, millega hoida siis meeles neid asju, mis seal tohib teha, mis ei tohi teha, just isade vaatenurgast. Ning siis hakkame andma ülesandeid, kus saab praktiseerida. Ehk siis sisuliselt meie loome keskkonna ja loome harjutused, et isad saaksid oma pojaga siis teha midagi huvitavat ja samal ajal praktiseerida seda juhitud mängu ja me anname meelega siuksed suured ajavahemikud, kuna see juhitud mäng ei tohiks olla meeletu ajasurval. Aga kuna meil aeg kogu aeg liigub edasi, mingi aja me ikkagi piirame ära.
nagu näiteks esimene asi on laagri loomine, me anname teile vahendid, anname teile ettemääratud ala, ehk siis seame paika piirid ja kirjeldame teile, milline näeb lõpptulemus välja. Ja siis nüüd on nagu teie vabad käed. Tehke ja ise valite, mismoodi seda teete, soovitatavalt siis kasutades juhitud mängu, mis tegelikult on koostöö ja sa tahad kogu aeg kuulda lapse ideid ja kasutades tunnustust, siis neid nii-öelda kiita, neid ideid tagant ja niimoodi on kogu aeg siis päeva läbi harjutused üles seatud, ehk siis poiss või see isa tegeleb nii-öelda mängu juhtimisega, poeg on lihtsalt teeb, tema ei teagi, mis nagu taustal toimub, aga ehk siis ülesanded on midagi sellist, et nagu ma ütlesin, laagri loomine, siis peale seda teeme mälumängu, mis on sisuliselt kõndimine, kirjapanek, asjade kirjapanek, meelde jätmine, siis on toidu tegemine, samamoodi on ülesanne. Teeme ka siis natukene nii-öelda taktikalisi asju, me laskume köiega, vähemalt planeerime selle raja, me orienteerume, me liigume, saate ringi liikuda siis maastikul kaardi ja kompassiga ja kui te ei oska seda teha, siis ka ei tasuks muretseda, siis me viime läbi loengu sisuliselt, kuidas seda teha. Ning niimoodi see päev sisuliselt lõpebki ja samamoodi ka magamine või öö koos veetmine on justkui ülesanne, kuna lähed magama ja siis isa saab näiteks ülesande, et näiteks küsi pojalt, et mis sulle täna see päeva juures kõige rohkem meeldis või meelde jäi, et arutage seda teemat, mille üle nimeta 3 asja, mille üle sa tänulik oled ja muidugi see isa peab ise nagu neid käivitama neid asju, et nagu näiteks, et ongi, toob ise 3 asja välja, mille üle ta tänulik on, ta ei sõnasta seda niimoodi, et nii, kuule, nüüd on ülesanne meil vaja täita, et me peame hakkama nii-öelda tänulikkusest rääkima või midagi sihukest, ei, see peab tulema nagu sujuvalt ja loomulikult, et isa siis lihtsalt ise hakkab rääkima, et mina olen tänulik, et mul oled sina olemas näiteks, et ma armastan sind. Mul tänulik, et meil on praegu siin vihmavari on nagu pea kohal, et ma olen tänulik, et kõht on täis, et niisugused lihtsad asjad, mitte mingi suured asjad, lihtsad asjad, mul on praegu soe olla, ma olen tänulik, et ma saan olla koos siin sinuga, ma olen tänulik, et Eesti Vabariik on vaba, niisugune mõnus väikene vahepaik, mis iganes asi see on ja me loome siis hetki ja mälestusi. Ja mis siis on nagu veel oluline võib-olla välja tuua on see, et me nimetame seda väljakutseks, ehk siis on tegelikult selline 24 tunni väljakutse, et nii-öelda 31. hommikul siis kell 9 on start, siis on piltlikult öeldes metsa minek ja sealt metsast tullakse siis tegelikult 24 tundi hiljem tagasi, ehk siis kell 9 hommikul 1. septembril on meil siis teine rivistus. Ja see väljakutse seisnebki selles, et need isad ja pojad siis ei võistle omavahel. Ei ole nagu isade ja poegade nagu mingi tiimide vaheline võistlus, et kes esimesena midagi kiiremini saab tehtud või kes on kiirem või osavam. Et need väljakutsed tõesti, mis siis Combat Ready ja need harjutused, mis nad on kokku pannud, need on tegelikult nii füüsiliselt kui ka siis mentaalselt sellised, ütleme niimoodi, et parajalt ikkagi vajavad pingutamist, eks ju, aga nad ei ole nagu midagi ületamatut ja sellist nagu tõelist eluohtlikku, eks ju. Et nad on pigem sellised jah, et nagu natuke enesele proovile panek, aga jah, need paarid, kes siis jõuavad 1. septembri hommikul kell 9 sinna rivistusele tagasi, need on tegelikult siis need, kes on selle väljakutse edukalt läbinud ja siis nendele meil ongi siis 1. septembri hommikul tort ja hommikusöök ootel, et sellise väikse boonusena, et kui nad on kõik need erinevad ülesanded ja harjutused, siis seal metsas 24 tunni jooksul edukalt läbi teinud. Just, et see proovikivi ongi see, et justkui nagu tülli ei tohiks minna ja kogu selle, ütleme, stressi ajal, et 24 tundi on täpselt piisavalt pikk periood, kus sa
algul võib-olla suudad seal nii-öelda võlts nagu võltsida seda suhet võib-olla nii-öelda hoida ennast tagasi, aga mingi hetk on väsimus ja stress ja asjad, siis sa nii-öelda pannakse see suhe natukene proovile, et kas sa siis saad hakkama oma ülesannetega, kas sa suudad jääda positiivseks ja kiita ennast, kiita poissi, et kuule, teeme ära, ei ole hullu midagi, mis asja, ainult 5 tundi veel või mis iganes, et need harjutused panevad proovile jah, siuksed foobiad või võib-olla hirmud natukene, et nagu näiteks pimedas liikumine, mingid kõrguse kartus, ma ei tea, kitsad ruumid, mingid siuke koht. Ja tõepoolest, et siis see põhieesmärk ja fookus ongi meil siis see, et need isa ja poeg, kes siis selle ühise väljakutse koos vastu võtavad, et nad tulevad sealt tagasi täiesti unustamatu kogemusega, mis tugevdab nende omavahelist suhet ja ka inimesena neile mõlemale annab sellised praktilised tööriistad, kuidas siis üleüldse sellist enesekindlust ja juhtimisprotsessi ja kõike seda hakata siis ka endas arendama. Just, väga hästi öeldud, enesekindlus, et poeg ja isa mõlemad saavad enesekindlust juurde. Kindlasti kohe. Üks küsimus, kas telefonid jäävad sinna staapi minuga, sest et see oli üks asi, mis ma ütlesin, et kuna see on nii selline mehine üritus, siis mina kindlasti ei hakka sinna Mindset Fitnessiga naisenergiat tooma, et mina olen siis seal staabis ja ootan kõiki tordiga hommikul, aga kas telefonid jäävad siis minu juurde ja on ka siis selline 24 tundi ilma telefonideta? Ja see on hea tähelepanek tegelikult. Me harjutuste läbiviimise mõttes, jah, me võtame algul telefonid ära, aga kui on meil mingi selline harjutus, kus näiteks orienteerumine, et kus on vaja tegelikult telefoni kasutada kui tööriista, anname nad tagasi, et selle harjutuse Ja teie ise siis 3 instruktorit, siis lisaks sinule on ka Combat Ready'st Priit ja Kaspar, jah? Robert, minu viga, vabandust. Robert, ehk siis nemad on tegelikult terve selle 24 tunni jooksul teiega seal või tähendab siis nende osalejatega seal alas sees ja seal juures, ehk siis selles suhtes on kõik tegelikult kontrolli all ja turvaline, et ei ole niimoodi, et me saadame lihtsalt isad ja pojad metsa ja siis jääme ise sinna kuskile chillima, eks ju. Just, Robert on meedik ka, et nii-öelda meditsiini vastutav ja just meie vaatame, et justkui hoitakse nende piirides sees ja samuti vastame küsimustele, et ma usun, et isad võib-olla satuvad tupikusse mingi hetk seal või tekib lihtsalt küsimusi mingis olukorras, et mismoodi seda lahendaks, siis ma üritan täpselt niimoodi ringi käia seal, et saaks küsimusi küsida. Nii, nüüd meil on küll, ma arvan, väga äge, väga selline elav ülevaade, mis hakkab toimuma ja sellest, kus see siis toimub, saab juba lähemalt vaadata mindsetfitness.ee ja eriüritused all kohe siis leiabki isad-pojad bootcampi ja loomulikult küsimuste korral võib võtta minuga julgelt ühendust. Aga Rene, ma küsiksin veel tänase saate lõpetuseks seda, et sa rääkisid sellest, et kuidas sa siis sellel hetkel, kui sa tundsid, et okei, nüüd on aeg hakata vaatama endale otsa, et tegelikult pead ikkagi hakkama endast peale ja siis sa sealt edasi hakkasidki sammu haaval minema ja tänu millele sa ise ka kirjeldasid, et oled tänaseks Combat Ready instruktor, oled nüüd läbinud ka siis sellise väga praktilise lapse vanematele suunatud koolituse. Aga räägime nüüd sellest, et mis on siis tulemus, kuidas on sinu elu muutunud, kuidas on sinu suhted muutunud tänu sellele, et sa siis oled neid tööriistu enda elus rakendanud? See on väga hea küsimus. Mis siis muutus on see, et ütleme, et probleem, ütleme ennem seda oli see, et laps vahepeal käitus selliselt nagu, mis ajas nagu nii-öelda karvad turri, et justkui olid mingid käitumisprobleemid või ei saa aru, miks ta nagu nii teeb, nagu, et tahaks, et ta, ma ei tea, paneks endale ise riided selga või tahaks, et ta teeks oma voodi ära või nagu mingid siuksed lihtsad asjad ja oled lihtsalt
segaduses, et miks asjad ei liigu ja see on nagu marru vihaseks, et nagu üritad kogu aeg midagi teha, aga päris täpselt nagu ei tea, mida sa teed ja asjad ei kuku nii välja, et oligi väga kummaline ja peale koolituse ajal hakkasid asjad nagu päris kiiresti muutuma. Kohe, kui me saime selle juhitud mängu ülesande, hakkasid osad nagu mured nagu kaduma. Näiteks siis see, et lapsevanema kuulamine, siis panime paika, hakkasime rutiine looma, lapse jaoks magama mineku rutiin. See muutus päris palju on ja seda õhtust nii-öelda magama panemise raskuse osa on ja. Et suhe nagu märgatavalt paranes ja lisaks ma pidin hakkama enda elus ütlema ei paljudele asjadele, mis tähendab seda, et seal koolitusel üldse käia. Ma varasemalt olin suunanud hästi palju oma tähelepanu oma isikliku elule, nagu ma enne mainisin. Ja olen ära unustanud selle, et lapsele ka tähelepanu andmine on nagu oluline, et millegi pärast ma ei arvanud, et see, nagu ma ei võtnud seda fookusesse sellisel kujul ja siis ma seal pidin seda hakkama tegema ja ma sain ka siis aru nagu selle lapse vanema rõõmudest, et kui sa oskad oma lapsi kasvatada, sul on tööriistad, siis see asi on palju stressivabam ja päriselt lõbus nagu last kasvatada ja ajada taga mingeid asju nagu, et see on sisuliselt nagu läbirääkimised, nagu näiteks laps ütleb mingit, ma tahan šokolaadi, ma tahan seda mänguasja, siis nagu frustreerumine on kõige halvem asi, mis teha saad, kõigi päev on rikutud. Tuleb lihtsalt peegeldada, et jah, ma saan aru, et sa soovid seda mänguasja, aga praegu me peame edasi liikuma. Ja ma saan aru, et sa tahad seda multikat vaadata, aga praegu me peame magama minema. Et sa tunnustad ikkagi lapse nagu emotsiooni ja ise proovid siis samal ajal kogu aeg rahulikuks jääda. Et minu elu on muutunud, ma ei tea, 180 kraadi teises suunas hoopis. Ma olen hakanud nautima oma poisiga koos aja veetmist ja samad asjad kehtivad ka paljude täiskasvanud inimestega, et nad otsivad tähelepanu või siis nende kehv käitumine on saanud tähelepanu ja mina enda jaoks leidsin sellised asjad nagu piirid. Ja ma sain aru lõpuks sellest, et sa saad seda käitumist, mida sa tolereerid, mida see päriselt siis tähendab. See tähendabki seda, et kui sa ei ole mingid reeglid nagu paika pandud, siis sa saad mida iganes. Aga sa ei taha, et su laps muutub sulle ebameeldivaks. Seetõttu on vaja talle kehtestada piire ja neist kinni hoida, sest fakt on ka see, et laps hakkab neid piire katsetama. See ongi tema ülesanne, mida ma samuti ei teadnud. Ma mõtlesin, nagu lihtsalt tahab nagu närvi jääda midagi. Särk on. Ma ütlen sulle, et ära nii tee, aga vaatab sulle otsa samal ajal, ise teeb seda ja siis tootabki, kui sa ütled talle, kuule ei, meil oli kokkulepe, et me seda ei tee. Ja niimoodi on kõigi elu palju lihtsam. Lapsel on kindlustunne, ta teab, mis ta teha või mida ta ei teha või millal on süda rahu ja kõigil on nagu palju parem olla lihtsalt. Ehk siis sa saad täpselt seda, mida sa tolereerid. Ja mul jäi kõrvu üks oluline tähelepanek see, et kui sa ütlesid, et hästi oluline ongi see, et kui ta midagi tahab ja siis sa tunned, et sa hakkad sellest närvi minema, siis tegelikult see ongi jälle see nii-öelda see muster, mis on tegelikult sul endas sees, eks ju, mingi asi sind trigerdab ja sellele kohe järgneb sul emotsioon ja siis sealt kohe tegelikult see olukord tihtipeale võibki minna nagu üle võlli, eks ju. Aga mida see laps ja mida tegelikult ka mina olen, eks ju, õppinud Neurokodeeringu instituudis, et mis see tegelikult see põhiline on, mida inimene tahab esmase asjana tunda, on see, et sa mõistad teda, eks. Et isegi nagu sa ütlesid, et okei, et ma saan aru, et sa tahad seda, ma tõesti saan aru, et sa tahad praegu seda. Ja praegu me seda teha ei saa, eks ju, ehk siis see esimene asi ongi see, et ma tegelikult saan aru, ma saan sinust aru ja sealt juba tegelikult siis neid erinevaid tööriistasid ja tehnikaid kasutades, et kuidas siis nagu sealt edasi minna, aga tõepoolest see esmane selline, et ma tegelikult saan ka aru, eks ju. Täpselt, et iga inimese baasvajadus on, et teda mõistetakse ja temast saadakse aru ja see lastel on nii hull. Sellepärast nad ju ütlevad, issi vaata kogu aeg, et tähelepanu ja mõistmist soovivad. Just. Ja teine hästi tähtis tähelepanek on ka see, et siit jutust on nüüd läbi käinud, kui nüüd võttagi siis tänane vestlus kokku, et mis on siis tegelikult nüüd ka sinu kogemuse põhjal pärast sellist praktilist koolitust läbides, need võtmesõnad siis lapsevanema
jaoks. Et üks oli ka see, nagu sa varem rääkisid, et eeskujuga tegelikult näidata, mitte siis sõnadega. Ja tegelikult jällegi, kui sa nüüd mõtled seda, et sama tegelikult kehtib ka ju täiskasvanutele. Et kui palju sa tegelikult midagi teed sellepärast, et keegi sulle ütleb, eks ju, kui sa võtadki näiteks sul ülemus sulle midagi ütleb, okei, sa võib-olla mõtled, jah, ma pean seda tegema, sellepärast ta on mu ülemus. Aga tegelikult, kui see ülemus tuleb ja selle olukorra nii-öelda eeskujuga siin nagu kaasab, eks, et see on tegelikult jällegi üks ühele samastatav ka täiskasvanutega, et viimase küsimuse ma siis küsisingi sinult veel nüüd, et nüüd võttes siis kokku nii Combat Ready, need põhialused ja kuidas sina oled need nüüd rakendanud ka siia tulevasse Isad-pojad bootcampi ja mis on need, nagu need märksõnad, et mis on hästi olulised siis lapsevanema puhul meeles pidada? Distsipliin, korrast kinni ja distsipliin on kokku lepitud kord ja selle korra me lepime kokku, mismoodi siis mida öelda, millal ja mida vältida, mida siis ei tohi öelda. Seal oluline asi veel on siis ignoreerimine. Me nagu ignoreerime, siis mis me teeme sellega, võtame tähelepanu ära või tähendab, me ei anna tähelepanu. Aga laps otsib ju tähelepanu. Nagu me ütlesime, et kompab piire, et nii kui ta käitub õigesti, on vaja anda tähelepanu ja hästi palju tähelepanu. Et siis nüüd ongi distsipliin, ehk siis selle asjast kinni hoidmine on nii-öelda võtmesõna, mis üldse teeb selle asja edukaks ja siis seal seest millest kinni hoidmine sellest, et kehva käitumise ignoreerimine ning hea käitumise premeerimine. Ma väga palju ei jõuagi seal nagu süveneda, sest ega see ei ole tegelikult nii lihtne, nagu ma siin räägin, et ma ei tee teist nagu mingid hullud häid lapsevanemaid, et enamus on ikkagi kodutöö ja ise tegemine, et aga näitame ette vähemalt saate vähemalt demonstratsiooni, et milline see asi võiks välja näha. Just, ja lõppkokkuvõttes, mis see peamine, nagu siit ka on läbi käinud, tegelikult sa lood endale kogemuse oma pojaga, mis tõepoolest jääb igavesti meelde ja nagu meil tegelikult on ka suured plaanid, et see jääb meil ainukeseks, et tulemas on ka järgmised isad-pojad ja ka näiteks isad-tütred, emad-pojad ja nii edasi, nii et ideid meil jagub. Just. Aga Rene, suur tänu sulle, et sa tulid, jagasid enda lugu, mõnda praktilist näpunäidet ja ka kogu seda põnevat sündmust, mis siis on toimumas juba 31. augustil. Täpselt nii ja näeme seal. Ja, just nii ja suur aitäh sulle, hea kuulaja, et olid taas kord meiega ning kuulmiseni juba järgmises Mindset Fitness podcastis.